Tšau, ma kolisin just Taani Kopenhaagenisse. Tegelikult me kolisime. Mu elukaaslane Annabel elab minuga siin, aga ta ei tahtnud video thumbnailis olla ja ta otsib kuskil praegu ratast ja ma teen selle video intro üksi ära. See on suur asi. Kopenhaagen ja mina goes way back. 4 aastat tagasi, kui ma kerjasin tänavatel raha, magasin kuskil mänguonnides ja žongleerisin. 3 aastat tagasi, kui ma aitasin Henril ja Katriinil sisse kolida nende esimesse korterisse Kopenhaagenis, nägemas neid elamas nende unistuste elu, ma lubasin endale, et kohe peale gümnaasiumi lõpetamist ma tulen ka siia. Asjad ei läinud päris nii ja nüüd näiteks 1,5 aastat tagasi, kui ma olin Nassooridel, ma istusin vihmaga auto taga istmel. Me ootasime, et Mattias tooks pitsas ja ma rääkisin Pauliinele, kuidas ma ikka veel ei ela Kopenhaagenis. Mul jooksid põhimõtteliselt pisarad silmadest välja. Ma tundsin, et ma olen läbi kukkunud. Ma endiselt ei ela Kopenhaagenis ja ma teadsin, et tol sügisel ma ka veel ei jõua Kopenhaagenisse. Ja see oli väga-väga valus. Meie unistustel on veider komme mitte täide minna, kui me mitte midagi ei tee nende heaks. Kes oleks võinud arvata. Ja siis ma lubasin endale seal autos, et ma lähen Kopenhaagenisse. Ja siin ma olen. See, et me üldse siia jõudsime, tegelikult väga suuresti tänu Annabelile, sest et ta tuli siia oma vahetussemestrit tegema ja ta tegeles suurem osa selle bürokraatiaga ja korteri deposiitide selliste asjadega, nii et ma olengi väga-väga suure tänuvõlgu Annabelile. Mul oli ka tegelikult väga fun teekond, et jõuda üldse siia Taani. Ma päriselt kolingi oma unistuste linna. Selles on midagi väga imelikku. Tornmajad mu taustal on mu kodu olnud väga kaua aastaid. See on naljakas, ma eelmine aasta tegelikult kolisin korraks Milanosse. Aga ma vist ei võtnud sinna nii palju asju kaasa, ma läksin sinna ühe seljakotiga. Praegu ma saatsin kolimispaki, kus oli umbes 5 kotti asju. Eks mul on tunne, et ma kolin kuidagi päriselt. Mul on põnev. Peale seda ma lendasin Austriasse, kus meil oli Gatheri reis. Seekord ma olin Elisabethiga kirjanduslaagrit tegemas. Ma sain lugeda. Ma lugesin Bulgakovi Koera südame läbi, mis oli väga-väga hea raamat. Kõigile soovitan. Ja ma jõudsin veits kirjutada ja iseenda elu sorteerida, sest et mul oli enne seda väga kiire olnud. Ja siis meil oli ka piisavalt päikselisi päevi, et matkata erinevates mägedes. Üks päris hull ettevõtmine oli meil 7-tunnine matk, mis alguses pidi olema võib-olla 3-tunnine. Ja peale Austriat ma veetsin paar päeva Münchenis, sest et mul oli veits vaja aega parajaks teha enne Kopenhaageni lendamist, sest et meil oli mõttekas Annabeliga samal ajal jõuda siia, sest et ainult tema sai võtmeid kätte saada või midagi sellist. Nii et ma olin mingi 4 päeva Münchenis, seal oli väga-väga palav, nii et ma olin põhimõtteliselt terve päeva toas, tegin arvutis mingeid tööasju, siis läksin õhtul välja parkuurima, seal oli väga-väga palju häid parkuurispotte. Sealt linnast jookseb läbi jõgi, kus peal saab surfata. Kahjuks minu praegused oskused ei ole veel piisavalt head, aga ma kunagi tahan sinna kindlasti minna ja see oli väga lahe vaadata neid inimesi seal surfamas. Ja siis seda sama jõge möödas saad lihtsalt ise sisse hüpata ja ulpida ringi, võib-olla mingi kilomeetri pikkuselt äkki, võib-olla isegi kauem. Ja kogu see nende rannakultuur oli nagu nii lahe, seal oli lihtsalt nii palju inimesi ja see nägi väga tervislik ja elus välja ja seda oli ilus vaadata. See on pro-nipp välismaal. Pange oma kotid puu otsa, kui te lähete näiteks randa või te lihtsalt ei viitsi oma suuri reisikotti kaasas kadada, siis nagu põõsad on üsna ohutud, aga kui sa paned puu otsa, siis suurem osa inimesest ei saa sinna. Nii et ma olen praegu 2 korda juba ujumas käinud, aga ma lähen sõidan 1 korra veel ja seekord ma võtan oma telefoni kaasa.
ja siis me lendasime Taani ja ma tegelikult olen olnud haige esimesed nädal aega. Nüüd on juba veidi parem olla ja ma näitaksingi siin veidi, kuidas me oleme erinevaid asju siia kokku kogunud, kuidas me oleme seda tuba kujundanud ja lihtsalt klippe meie esimesest nädalast Taanis. Praegu pole midagi. Tšau. Teen väikse roomtuuri korraks. Kas sa tahad veits seletada meie probleemiga, miks me üldse praegu õues oleme? Meil tulid pakid. Aga paki üle see, kes ma ei saa hakkama. Ma olen väga tudune. Annabel just ärkas üles, aga põhimõtteliselt me saatsime TPD-ga endale pakid Taani ja siis nad pidid need tooma meie aadressile. Aga keegi ei toonud need meie aadressile ja nad lihtsalt panid kirja, et mingi nad ei suutnud seda kohale tuua. Mitte keegi ei helistanud meile alt. Ja nad lihtsalt ütlesid, et meid ei olnud kodus. Nii et see oli veits scam. Need on nagu mingi 2 kilomeetri kaugusel. Mis nagu muidu oleks üli chill, kui need pakid ei kaaluks 60 kilo kokku. Nii et me rendime hetkel auto kuskilt siit ja siis käime nendel pakkidel järel ja loodame, et need on kõik seal. Me saime pakid. Siin sees on mu rula, mu rullöisud, kõik vajalikud asjad. See bürokraatia oli umbes nagu 0. Nagu, see oli literaali nagu R-kiosk ja seal olid meie pakid. Väga huvitav, tavai. Naine sai mingi asja. Asi on siin. Minu elu esimene linnaratas. Vaatame, mis vaib sellega on. Vähemalt ma sain selle kätte ühes mingi kõige ilusamas rajoonis. Ma söönud seda sama toitu nagu mingi 3 päeva järjest. Need hot dogid on lihtsalt väga head siin. Ja mulle meeldivad need värvid. Me saime IKEA-st sellise asja, ma arvan mingi 2,50 eest. Ja see plaan on graffitiga proovida see värvida tumesiniseks. Ja siis vaatame, kas see sobib meie korterisse paremini. Ja me lähme õue. Ja me tahtsin mingeid muid asju ka värviga üle värvida. Nüüd lähme vaatame. Mis toimub? Kuhu sa lähed? Ujub. We are making progress. Ma lasen tal veits kuivada ja siis jätkame. Seal on meie lamp ja nüüd see tuleb sinna panna. Okei, ja me saime selle punase asjaga seina. See näeb veits halvam välja, kui ma arvasin, aga ma seletan teile kohe, kuidas ma selle püsti panin. On 2-millimeetrine traat, I guess, mis maksis nagu mingi 3 krooni. Ja millegipärast meil on üleval augud ja sinna saab enam-vähem nüüd kinnitada. Ma lihtsalt väänasin need konksuseks ja panin siit läbi. See tundub räigelt loll, aga mul ei olnud praegu ühtegi paremat ideed, kuidas asju seina kinnitada. Peab vaatama, nagu, kui kaua see traadist konksulaadne ehitis nagu vastu peab, sest et tegelikult, kui ma oleks leidnud päris konkse, nagu mingi kala konksulaadseid asju ja tamiili või midagi,
siis oleks neid asju saanud palju ilusamalt üles panna, aga ma praegu ei leidnud poest. Nii et praegu see on meie lahendus, nii et meil mingid metallasjad ripuvad laest alla. Nagu te näete, siis meie terve lae alune on neid auke täis. Ja siin keskel ei ole väga palju kasu, aga seal teisel pool on ka need augud. Ehk siis, kui see süsteem töötab, siis põhimõtteliselt me saame peaaegu terves korteris erinevaid maale ja asju riputada. Eks see oli rohkem nagu idee testimine ja pärast võib-olla panna mingeid päris kunstiteoseid ülesse. Ma tegin ka siia sellise asja, mis sisaldab ujumist, trenni, lugemist, venitamist ja trackib meie date night'i ja tülisi. See on rohkem naljaga, aga ma nägin Mihkli ja Maia juures, ühtede meie sõprade juures, sellist asja. Minu arust see oli nagu üsna armas. Kui sa elad kellega koos, siis see on hea võimalus kasutada seda ära, et olla vastutav veits enda rutiini üle. Igatahes, see oli põhimõtteliselt meie väike room tour ja meie korteri esimese nädala sisustuse update. Me jõuame nüüd selle sarja pointi juurde. Nimelt, minu kontol on umbes täpselt 0 eurot. Ja see on probleem, sest et Taani on Euroopa Liidu üks kõige kallimaid riike. Tüübianes on veits veidrast, kui me käisime poes, siis see oli odavam kui Eestis, aga samas see üür on nagu mingi 570 eurot nägu ja see on põhimõtteliselt kõige odavam ööbimine, mis me leidsime. Ehk ja koos üüri ja erinevate asjadega mul tõenäoliselt kulub kuus üle 1000 euro. Ja mul ei ole isegi selle kuu raha. Ehk siis siit tuleb fun videoseeria, kus ma proovin erinevaid asju, et teenida raha Taanis ja vaatame, kas ma jään ellu siin. Ma viskan see üles sellist ka paar kuupäeva, 23. septembriks ma olen vanematele 1000 eurot võlgu ja novembri alguseks ma pean Annabelile üürirahad ära maksma, ehk siis see on ka mingi 1700 eurot, mis mul on selleks ajaks kindlasti vaja enda kontole. Aga seda, et kuidas ma päriselt seda raha teenima hakkan, näete te juba järgmises videos. Nii kauas oleks väga armas, kui te toetaksite seda kanalit, panete subscribe'i ja like'i, väga midagi ei olegi. Näeme juba nädala pärast ja aitäh vaatamast!